kas oled kuulnud lugu ühest väga usinast päkapikust? Oled või mitte, nüüd igatahes kuuled. Enne veel võta mugav asend. Võid istuda või võimaluse korral isegi lamada, nagu sulle parajasti meeldib. Võid koguni silmad kinni panna, kui tahad. Pööra korraks tähelepanu sellele, mida su kõrvad kuulevad ja millised hääled kõlavad sinu ümber. Pööra tähelepanu oma ninale ja sellele, mida sa haistad. Järgmiseks lase fantaasia valla. Kujuta ette, kuidas lõhnab sügaval, tihedas lehtmetsas. Kas seal on kobeda mulla või magusate lillede lõhn? Oota, mis lõhn see on? See on ju põldmuraka tee. Loomulikult, põldmuraka tee on metsapäkapikkude lemmikjook. See tähendab, et selles metsas elab metsapäkapikk. Päkapikke on erinevaid. On maja, talli, aia, sauna ja muidugi jõulupäkapikud, kes aitavad pühade ajal jõuluvana. Aga siis on veel metsapäkapikud. Selle loo peategelane ongi metsapäkapikk nimega Vaarikas. Vaarikas elas sügaval metsavarjus. Seal hoolitses ta metsapäkapikkude kombel marjade, lillede ja loomade eest. Vahel, kui mõni õnnetu lapsuliblikas sügaval metsas ära eksis, juhatas metsapäkapikk ta hellalt tagasi avaramatele aladele. Vaarikal olid käed kogu aeg tööd täis. Ta kandis väsimatult hoolt, et kõigil tema ümber oleks hea olla. Ta oli alati esimene, kes aitas, kui koprad vajasid talgulisi, jänesepojad lapsehoidjat või oravad abi toidupeidikute otsimisel. Kui kellelgi oli metsas sünnipäev, valmistas Vaarikas päevakangelase rõõmuks kiirelt maitsva käbikoogi või korvitäie sambliku pirukaid. Nii kulges elu metsas aastast aastasse. Aeg-ajalt tuli mõnel metsaelanikul meelde mainida, et oleme õnnega koos, sest selles metsas elab maailma parim metsapäkapikk. Kui üldse miski, siis just see soojendas Vaarika südant. Aga sellel kõigel oli ka oma varju külg. Õhtuti, kui Vaarikas lipsas oma puu juurte vahel asuvasse majakesse, sulges enda järel ukse ja tõmbas kardinad väikese akna ette, ei olnud asjad sugugi nii hästi. Sageli oli Vaarikas õhtuks päevatööst nii väsinud, et jäi laua taga magama, enne kui jõudis õhtusöögist kas või ühe ampsu võtta. Hommikuti jõudis Vaarikas vaevalt pool taldrikutäit metsmaasikakiselli ära süüa, kui keegi juba koputas uksele ja palus abi. Mõnel hommikul tundis Vaarikas, et ei jaksa oma majast väljagi minna, kuid arvas siis, et teised võivad seepeale vihastuda või pettuda või tema abita hätta jääda. Ja võib koguni juhtuda, et Vaarikas ei meeldi enam mõnele metsaelanikule. See mõte oli väga ebameeldiv. Ja nii arvas Vaarikas, et mis see väike väsimus ikka teeb. Ühel päeval juhtus aga midagi, mis muutis kõike. Jänese ema palus Vaarikat,
et too vaataks tema pesakonna järele, kuni ta end koos teiste jänestega heinamaal pisut kosutab. Muidugi, sobib hästi, ütles Vaarikas ja haigutas. Ta oli üsna väsinud, sest oli aidanud terve päeva hajameelsel oraval mullu sügisesi tammetõrusid otsida. Oravad on juba kord sellised, peidavad maiuspalu siia ja sinna, aga hiljem ei mäleta enam üldse kuhu. Jänese ema lahkus ja metsapäkapikk Vaarikas hakkas jänese lapsi magama sättima. Kui kõik 7 jänesepoega olid voodis, jõudis järg unejutu lugemiseni. Kuid sellest ei tulnud midagi välja. Mul on janu, ütles üks. Mul pole üldse und, teatas teine. Mul tulid kogemata pabulad voodisse, kaebas kolmas. Kui Vaarikas oli ühele vett toonud, teise unele äiutanud ja kolmanda pabulad voodist ära koristanud, hakkas 4. nutma. Emme, ma tahan emmet. See jätkus lõputult, kuni, arva ära, Vaarikas jäi magama. Kui jänese ema vastu ööd koju jõudis, leidis ta Vaarikas sügavas unes poegade voodist. Aga jänesepojad nohisesid igal pool üle maja magada. Jänese ema püüdis Vaarikat üles äratada, kuid too ei ärganud. Vaarikas ei ärganud isegi hommikul, vaid magas jänesepoegade voodis terve järgneva nädala. Metsloomad olid mures. Kuidas ma nüüd oma toiduvarud üles leian, kurtis orav. Ja meie vajame oma tammi juures abikäsi, hüüatas kobras. Meil on sünnipäevad tulemas, sädistas Lepatriinu. Kes nüüd koogi küpsetab? Kui nädal oli möödas ja metsloomad kogu selle aja oma õnnetu saatuse üle hädaldanud, ärkas Vaarikas üles. Ta sirutas kaua ja mõnuga liikmeid ning kargas jänesepoegade voodist püsti. Oh, küll oli alles hea uni. Nüüd kuluks värskendav hommiku ujumine ära. Kui Vaarikas jäneseurust välja astus, ohkasid metsloomad kergendunult ja hakkasid üksteise võidu Vaarikat appi kutsuma. Aga arva ära, mis siis sai. Vaarikas ütles. Aitäh kutsumast, aga mul pole praegu aega. Ma lähen oia ujuma. Suurepärane, hüüdis kobras. Sealt on natuke maad tammi juurde. Talgud on täies hoos ja meil on abikäsi vaja. Vaarikas tundis, kuidas temas kihvatas pahameel. Ta ütles, ei, mul on täna vaba päev ja ma teen seda, mida ise tahan. Siis kõndis ta kergel sammul koju rätiku järele. Sellest päevast alates sõi metsapäkapikk Vaarikas igal hommikul rahumeeli oma metsmaasika kisselli ja kui keegi temalt abi palus, ütles ta, oota, ma pean aru. Seejärel ütles ta olenevalt enesetundest, kas ei või jah. Ta ei olnud enam väsinud. Nähti lausa sellist imet, et orav leidis ühel heal päeval ise oma pähklivarud üles. Tagatipuks korraldasid metsloomad Vaarikale vahva sünnipäevapeo, nii et ta ei pidanud ise mitte midagi küpsetama ega pärast koristama. Ja muinasjutt saigi läbi. Õnneks mõistis Vaarikas, et ta ei pea kogu aeg teiste pärast muretsema, vaid on tähtis hoolitseda ka enda eest. Vaarikas
õppis ei ütlema. See on omamoodi võlusõna, kui tahad teistele öelda, et sa ei taha või sulle ei meeldi. Vaarikas oli lõpuks väga väsinud, sest oli alati kõigega nõustunud. Kas oled märganud oma elus olukordi, mil tahad ei öelda, kuid mingil põhjusel ei julge? Ma arvan, et meil kõigil on olnud selliseid olukordi. Õnneks saame harjutada nii ei, mulle ei meeldi, kui ka jah, mulle meeldib ütlemist. Muinasjutu aeg on nüüd lõppenud. Tore, et said osaleda.